Valisin just kanaldatud valguse sõnumistest 3 kaarti ja tegin salvestuse ja üks põhiline mõte jäi siis sellest kaardist, mis oli esimene sõnum universumilt. See on kõikvõimalikkuse kaart, tühi kaart. See annab sulle veelgi sellist sõnumit, et sina oled oma elu looja. Sul on elus absoluutselt täielik energiavaramu kõigega hakkama saada, kõike enda ellu taotleda. Ehk me võime neid inimesi omamoodi nimetada ka ärganuteks. Ehk siis kõrge teadlikkusega inimesteks, kes ei allu süsteemile, ehk nad on siis siia maailmas sündinud kuidagimoodi natukene väravatest mööda ja neil on välja lülitamata see tundlikkus, nägemine ja valguse eraldamine. Nad ei allu süsteemile ja seetõttu on sellele süsteemile ebamugavad, sest nad näevad rohkem, näevad läbi, teavad palju ja kiirgavad endast valgust ja sügavuti mõistavad, mis selles maailmas toimub ning nad on ise oma elu loojad, käivad oma teed, teevad enda valikuid, vaatamata siis süsteemi nõudmistele ja programmidele ja mis iganes piirangutele. Nad leiavad ikkagi mingisuguse võimaluse nendest mööda liikuda. Jah, kuigi need inimesed on ka sellised, keda siis lapsest peale süsteem hakkab mõjutama läbi teiste inimeste, läbi vanemate, läbi kooli, läbi lasteaias võib-olla nende teiste laste ja seal olevate töötajate. Aga need inimesed liiguvad ikka edasi, sest nendel on oma missioon ja oma valgusteadlikkus endas, nad ei lase ennast mõjutada. Miks süsteemile on nad ebamugavad? Just sellepärast, et oma olekuga, enda valguse eraldamisega on nad nagu majakad ja äratavad ka teisi inimesi. Ja valgustavad läbi kõike seda valet, mis siin maailmas toimub. Võib-olla oled sina ka selline ärganud inimene. Siis soovin sulle valguse jõudu jääda enda seisukohtadele ja enda tegelikku olemusse.